Kristjan, kuidas leidsid sina tee investeerimiseni ja ingelinvestoriks olemiseni? Ja, tere ka minu poolt. Ma olen nagu investeerimishuviline olnud tegelikult pikka aastat, alates aastast 2004, kus ma tegin esimese liigutusi aktsiaturu suunal. Ma olen proovinud erinevaid varaklasse, kinnisvara on üks mu endiselt lemmikuid, laenud, aktsiad mainisin juba, aga mis puudutab nagu startup'e ja ingelinvesteeringuid, ma leidsin selle teekonna niimoodi, et kuna ma olen turunduse valdkonnas viimased 12 aastat toimetanud ja viimased 5 aastat sellest ma olen olnud tegelikult ka päris paljude startup'ide nii Eesti kui välismaa turundusmentorina, siis mul see nagu vahetu touch, vahetu nagu suhe oli startup'idega juba olema seos. Ja see oli nagu esimene nagu platvorm, teine nagu platvorm oli see, et ma mõtlesin, et okei, et ma võin nagu aktsiaturul investeerida, aga mis mu konkurentsieelis seal on? Mul ei ole seal mingi tervist konkurentsieelist, et masinad niikuinii treidivad mist kiiremini, neid ma ei ületa oma kiirusega, oma teadmistega ma kindlasti ületa suuri fondijuhte ja kui sa võtad börsiettevõtted, siis ma börsiettevõtete nagu omanikega, juhtidega, ma ei saa nagu vabalt lõunale ka minna, sest mu kontaktivõrgustik ei ole veel nagu niivõrd korralik ja hea. Ja siis ma nagu leidsingi just selle ingelinvestori nagu rolli just selles koha pealt, et punkt 1, ma saan anda sinna enda valdkonna teadmisi, ehk siis turundus, marketing, müük on ju. Teine on see, et ma olen ka ise asutanud 3 rahvusvahelist ettevõtet, ehk ka siis see ettevõtluse pool ma saan anda. Ja pluss veel tegelikult, kui ma investeerin, siis mingil määral ma saan ikkagi ka mõjutada ettevõtte käekäiku, mis tähendab seda, et ma saan natukene isegi oluliselt paremini kontrollida oma investeeringut versus näiteks tavalise aktsiabörsiga. Nii et siit tuleb välja, et tegelikult investeering ei tähenda startup maailmas kindlasti mitte ainult raha, vaid tähendabki kogu seda mentorkogemust, seda võrgustiku jagamist. Ma ütleks niimoodi, et kui sa tahad ainult raha pärast ja sa oled kuulnud siin, et see on 1000 korda tagasi teeninud, see on 100 korda tagasi teeninud ja 10 korda tagasi teeninud, et ma nüüd alustan selle pärast ingelinvesteeringutega, siis see on väga vale vastus ja väga vale põhjus alustamaks ingelinvesteeringutega. Tõsi. Mis startupi investeerisid sa esimesena? Jaa, ma mäletan küll seda. Ma toon 2 näidet siin. Esimene oli see, et ma investeerisin tegelikult esimesena Funderbeami platvormil, sest et üks soovitus on kindlasti see, et ära mine üksi ja ütled, et nüüd ma nagu tean kõike ja oskan kõike ja nüüd palun, siin on mu raha ja põletage see mu silmes ära. Funderbeami platvormi ja selline tore Eesti ettevõte nagu Upsteam. Ja miks ma neisse investeerisin oli see, et ma nägin seda tiimi ja ma nägin seda powerit selles tiimis. Ma tean ettevõtjana, et neil tuleb väga palju probleeme tulevikus. Põhiliselt sa investeerid ikkagi selles faasis tiimi. Ja kui sul on tugev tiim, siis vahet ei ole, mis sealt tuleb. Nad nagu manööverdavad sellest takistustest mööda. Ja hea on näha, et mõlemad on tegelikult ju elujõulised ettevõtted ka täna. Jaa, Upsteam on elulõuline ja teine, mis oli otseinvesteering konkreetselt, ehk siis oligi esimene investor, oli Promoti. Ehk siis see on influencerite platvorm, mis täna tegelikult Eestis on vist 17 000 influencerit seal peal. Ma ei teadnudki, et Eestis nii palju influencerid on. Et Promoti ja nendel on nagu just nagu Skandinaavia suund praegu ja mõlemad tegelikult on elujõulised ja toimetavad ja väga kiiresti kasvavad. Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.